nii, Jürgen, Superkrossi hooaeg on läbi sinu jaoks. Näitasid väga head kiirust, tegelikult oli ju ka igatipidi main event'i potentsiaal täiesti olemas. Kuidas sa ise hooaja kokku võtad, mis emotsioonid sind valdavad praegu? Ma väga hästi võtan kokku selles mõttes, et me seda main'i ei saavutanud, mis eesmärk oli, millel me nii lähedal olime, onju, aga vahepeal sa pead vaatama ka suuremat pilti, onju, et siis tegelikult see Arena Cross andis mulle väga hea põhja alla Superrossi jaoks ja üldse Superross meil hakkas suht hästi, et ma arvan, mu kõige lemmik etapp oli võib-olla Arlingtoni etapp, see oli esimene etapp ja see rada mulle meeldis kõige rohkem, et see pinnas oli lihtsalt nagu mega seal, et selline punane savi, mis meil on ka siin Oklahomas trennis, julm pidamine ja see rajaprofiil ka mul täiega meeldis, et sõidu poolest võib-olla natuke oli struggle seal kohati, et esimene cross ja sihukest racecraft'i ei olnud, onju, aga siis järjest paremaks hakkas minema ja see rada mulle täiega meeldis, et samuti mul meeldis veel ka Philadelphia etapi rada, kus ma suutsin väga hästi sõita ja ma arvan, et nendel etappidel ma võib-olla suutsingi kõige paremat minekut näidata ja kindlasti see, et ma iga etapp suutsin nagu night show ära teha, et top 40-s põhimõtteliselt olla kvalifikatsiooni tulemusena, on siis 2,5 või 4,5 klass on ju, et siis tegelikult sõidukogemus sai küllaga ja kõige rohkem oligi siis võib-olla see, et selle ringi ma suutsin nagu enam-vähem alati kokku panna päris hästi, onju, aga et see võistlus tules teistega koos stardis ühiselt minnes, et selline asi nagu võttis rohkem aega ja selle balansi leidmine, et see hooaeg oli kindlasti, eks ta läks väga kiiresti ja eks mõningad tagasilöögid olid, onju, et ma siin aasta algul olin väga haige, onju, siin mitmed nädalaid, siis juba Arena Crossis ma murdsin kohe jalaluu esimene etapp, onju, hüppeliigese juurest, onju, ja siis kui ma tagasi Eestist tulin kohe, siis tegelikult paljud ei teagi seda, siis ma rebestasin oma õla välja, onju, sealt liigesest nii-öelda, et see on mul tegelikult tükk aega ikkagi seganud sõitmist ja kõige raskem oli Foxboro etapp kindlasti, et selle õlaga, et 2 nädalat peale seda vigastuse kukkumist, siis ma juba sinna krossile läksin ja sõitma, et tegelikult sain kõik krossid kaasa teha ja kõik läks tõusu suunas ja järjest paremaks ja kindlasti see Nashville'i showdown oli päris kõva, kui ma seal kvalifikatsioonis 13. olin, et tegelikult olen hooaega väga rahul ja küll aga siit kaasa võtta järgmiseks hooajaks, eks eesmärk on ikkagi ju järgmine aasta sedasama sarja jätkata, et selleks sai see kogu see protsess siin ette võetud, et siia tuldud, et siia jääda nii-öelda ja kindlasti väga õpetlik aasta. sul tekkis ka üks väga huvitav võimalus, nimelt sõita nüüd möödunud nädalavahetusel sõita neljapooleste klassis ehk siis nagu eliidis. Kuidas see kogemus oli sinu jaoks? see oli väga huvitav kogemus, et see on selles mõttes huvitav ikka, et siuksel staadioni krossil on ju, sa ei, mõnel määral sa võiksid teada oma konkurente, on ju, et sa tead, kuidas keegi, mis sõitja on ju täpselt, et siis mul oli täitsa uus see on ju ja tegelikult läks ju hästi, et ma pidin nüüd C-grupist tulema, ehk siis see nädalavahetuse rada ja pinnas oli ka üldse palju kõvem on ju ja mina sõitsin siis 3,5-ga 4,5 vastu ka on ju, et siis ma olin C-grupis ja alati C-grupp oli siis 4,5 viimane onju ja ma sain kõige raskem raja nii-öelda onju, kõige rohkem kuiv, meil viimane kvaligrupp oligi üldse siis selline, kus rada oli täiesti betoonkuiv juba tolmas nagu onju ja ma suutsin ikkagi veel parema ringi aja panna, ütleme nende punarustega ja kõigega koos seal võideldes nii-öelda onju, et siis tegelikult see oli hea, et ma top 40 sisse suutsin ennast sõita ja ma olin vist ainuke vend ka, kes sealt C-grupist edasi sai nii-öelda, et noh, see juba näitab midagi, eks ole ja tegelikult see oli väga kõva kogemus, kui ma võtan seda, et välikrossi hooaeg hakkab pihta, onju, ja meil on üks välikrossi etapp seal samamoodi sealsamas kandis Colorados, onju, siis tegelikult see oli ülihea, et ma sain sinna võistlema minna. et 4,5 klass, ma ei saanud besti sõita, sest ma olen East Coast'i sõitja, aga see, kuidas tšikkel muutus seal kõrguste vahel, see oli merepinnast päris kõrgel, onju, see etapp siis kuidas Pillil ei olnud jõudu üldse esimese järgu pidi startima, onju. mul ei olnud ajuvenda ka sellist, kes tsikli nagu oskaks niimoodi paika seadistada, et nüüd me saime juba kontakti järgmiseks crossiks, onju. aga üldse tegelikult see on nii võõras kogemus, see, et sa lähed rajale, õhku pole, tuled sõidust, nina jookseb verd, onju, et ma ei ole väga sihukest asja ennem elus kogenud, onju, et see kõrguste vahe tegelikult see ikka, ma ei oleks osanud oodata, et see tsiklite põhjal ja enda enesetunde põhjal ka nii suurt rolli mängib, aga jah, kahjuks tegelikult heat race'is ju sain väga hea stardi ka ja sõitsin seal ees, et see kukkumine tuli küll sisse, see on võistlusolukord, aga natuke poolikuks jäi võistluspäev
võistluspäev, aga tegelikult ma olin ikkagi väga rahul sellega, kuidas ma sõitsin. aga USA-sse nii-öelda tulles minnes oli nii-öelda kaks eesmärki, et on või noh, ütleme Supercross ja Outdoors. Supercross on tehtud, mis nüüd saab edasi? jaa, et eks see oli ju tegelikult noh, algus oli lihtne, onju, selles mõttes, et mul oli diil maikuuni, onju, et superrassi sõita, noh, see kõik läks väga hästi, aga kogu aeg oli vaja tööd teha selle nimel, et välikrossi ka siis saaks jala ukse vahele nii-öelda, onju. Et tiimikoht leida ja eks ma ju tegelikult selles mõttes tiimid suures plaanis ikkagi jälgivad seda, et sa ikkagi finaali jõuaksid superrassis, onju. Kui ma eelmine aasta ka juba suvel uurisin endale tiime, et siin sõita, siis kõigil oli vaja superrassi tulemus ette näidata, onju. Mul seda kahjuks ei olnud. See aasta õnneks ma tulin juba siia, suutsin näidata ennast. Tegelikult inimesed märkasid küll mind ja ma sain päris palju eetriaega ka võistlustel, mis kindlasti aitas ka sellele kaasa. Ja nüüd olemegi siis jõudnud sinnamaani, kus võib oma plaanid suveks avalikustada. Ma sõidan siis Rides Unlimited Rocky Mountain ATV MC tiimis KTM-i 2,5-ga ja terve hooaja siis oma pro-motorise sarjas, et ma olen väga uhke selle diili üle, et põhimõtteliselt selline koostöövõimalus avanes, oli ka üks teine variant laual, aga kuna ma Austria pilliga olen jätkanud, siis lihtne oli selle tsikli peal olla, et kuna juba jupid ja juba oskan seda tsiklit tunnetada nii-öelda hästi, onju, et siis jube hea oli selle diili kasuks minna ja noh, eks see mõnes mõttes oli päris palju vaeva näha, et see kõik sünniks ja hakkama saaks, et see ei olnud üldse lihtne teekond, aga lõpuks siis leidsime tiimi ja veel terve hooaeg kaasa sõita, et praegu ma olen ju viimased hooajad pendeldanud nii MM-i karusselli kui USA vahet, onju, siis nüüd, kui ma saan ühele championship'ile nii-öelda keskenduda, siis minu jaoks on see suur pluss kindlasti. See on ülikõva uudis, Jürgen, et sa oled lõpuks omale ka Outdoorsi tiimi või diili sinna saanud, et nüüd on sul paar nädalat aega valmistuda, eks, kuidas sa oled võib-olla seal tiimi asjaga ka võib-olla natuke tutvunud, kuidas tiimiliikmed, asjad sulle seal tunduvad? ja väga hästi, et tegelikult ma ju nüüd see nädalavahetus üldse siis sain lepingule allkirja alla, onju. Et siis tegelikult põhimõtteliselt see nädal on meil kergem, onju, kuna Superrassi hooaeg minu jaoks on läbi, Salt Lake City'sse ma ei lähe, kuna see on nii kaugel ja minul seda sõitu lepingus ei olnud, siis see nädal ongi kergem füüsiliselt, onju, on vaja siin toimetada, et kõik uue tiimi trennitsikkel saaks kohale ja mootorid ja jupid ja nii-öelda varustus, onju. Ja siis minu eesmärk ongi selline, et teen järgmine nädal siin Reinardi juures trenni ja siis peale selle liigun Californiasse, olen ilmselt seal kuskil 3 nädalat nii-öelda, kuna etapid on kõik seal lähestikku ja et raha mõttes ka nagu oleks natuke parem ühe koha peal olla, nii palju reisimist ei ole, siis olen seal Californias ja siis peale seda tulen siia tagasi, et tiim tundub päris tore, et ma päris täpselt ei teagi, kes mu tiimikaaslased seal on Välikrossis, aga eks ta on niisugune peretiim jällegi nii-öelda, et tiimiboss on siis nii-öelda tiimimänedžeri isa ja siis et kogu sihuke komplekt koos, aga lõppude lõpuks on ju minule suur eelis, et ma saan jätkata Austria pilliga ja kõik ju mõnes mõttes jupid ja asjad on ka natuke olemas Superrossi ajast, nii et väga ootan juba, et Palas nii-öelda siis oma debüüt selle Rocky Mountaini tiimiga teha kaasa. Tiim sõidab Outdoorsi, eks, kas Rocky Mountaini tiim on ka Supercrossi tiim? Et ma mõtlen, et kas sul on, kui näiteks hooaeg läheb hästi, kas sul on võimalus ka nendega potentsiaalselt jätkata Supercrossi, et kui me teame, et Creo tiim sõidab ainult Supercrossi, eks, kuidas Rocky Mountaini tiimiga on? ja nad sõitsid mõlemad, et see punkt on ka mul lepingus kirjas, et kui koostöö ilusti sujub, siis on võimalik lepingut pikendada nii-öelda, et eks näha, kuidas tiimiga koostöö sujub ja eks ta suures plaanis sarnane programm meil on, et nädala sees ma jään ju siia Oklahomasse ikkagi elama, nagu ma ei kuskile keset hooaega nagu ei pea kuskile rändama, mis on suur pluss ja mul on siin oma kodune keskkond juba ja Robil on nagu super autorirada ka, kus trenni teha nii-öelda, et võimalused, et siis ma saan siia trenni ja võistlustele reisida nii-öelda ja selles mõttes on nagu igati kõva diil minu jaoks. Igal juhul ülikõvad uudised, Jürgen, me hoiame kogu MX-Stari tiimi poolt sulle kõvasti pöialt ja jääme ootama Pala esimest Outdoorsi etappi. Palju edu sulle! aitäh!